inimestel tegelikult on lubatud põhimõtteliselt mingi naiivne ettekujutus, et kui toetust ei ole, rahva toetust ei ole valitsuse taga. Sa näitad seda reitingutega, sa näitad seda valimistel saavad tulemusi, küll kohalikel valimistel, ja küll, aga võimu taga ei ole rahva toetust, kõrgem võimukandja on rahvas, et siis nad äkitsti vähemalt korrigeerivad seda kurssi, eks ole. Rääkimata sellest, et võimule tuldi niikuinii valetades, eks ole, et maksud ei tõuse ja tõstati kõik maksud ära ja nii edasi. Demokraatia mõte võiks olla ikkagi see, et kõrgem võimukandja kuidagi mõjutab seda, kuidas poliitikat taetakse. Aga siin käib lihtsalt see, et osatakse seda ühe piires arvutada seal Riigikogus ja meil on praegu see võim käes, paneme edasi. Mis nad siis teevad, eks ole? Maksutõusudest ei pea enam selles mõttes rääkima, et need on ära tehtud, kahjud on sisse võetud, eks ole, sellest ka räägime veel täna. Aga ideoloogiline programm, ehk et nad just nimelt selle asemel, et kurssi muuta, tahavad need poliitikad, mida neilt mitte keegi tellinud ei ole, enne välja viskamist läbi suruda. Keegi pole tellinud, keegi ei taha. Tegelikult oleks päris hea, kui see valitsus selle ajakese, mis nad siin veel võimul on, olekski purjus. Siis neil võib-olla jääks vähem aega igasuguseid lollusi välja mõelda ja võtaks napsu rahulikult ja meri oleks põlvini